lugu on selline, et aasta on uus, aga me issand on seesama, eile, täna ja igavesti. Ja meie asi on jätkuvalt tegelikult issandat järgida. Ja küll on hea tegelikult, et meil on nagu selline roll ja positsioon. Issand on eesjooksja ja sellepärast on nii, et ei meie pea plaane tegema, ei meie pea teed otsima, tema on see, kes läheb ees, tema on see, kes otsib meile seda leeripaika, nagu Vanas Testamendis, kui Iisrael kõrbes rändas, kus olid need peatuspaigad. Tema teab, kus tuleb peatuda, kus tuleb seista. Kui pilv tõusis, siis mindi edasi, kui pilv seisis, siis oldi paigal ja sellepärast see on, jätkuvalt on tegelikult see nii. Me tegelikult ei tohi issandast ette joosta. Ja sellepärast on see selline asi, et kõigile rahututele, kes ei suuda nagu võib-olla paigal seista, sest et meil on erinevad iseloomud. Mõni on jälle niimoodi, et ei saa paigalt liikuma, aga teine on jälle, et ei taha paigal püsida. Aga meie koht on tegelikult kõigil, olenemata meie iseloomust, milline meil on see, et me järgiksime issandat. Ja siis selle aasta alguses nüüd on nii, et ma lugesin Jumala sõna ja mitmeid erinevaid asju, mida nagu kogesin, et tuleb lugeda ja täna ma hakkan neid jagama. Ja kui ma olin need nüüd lugenud ja kuni eilse päevani, ütleme, ja kui siis ühel hetkel ma taipasin, et tegelikult selles oli nagu üks selline teatud ettevalmistus ja kokkuvõte. Vaata, on palju uudiseid. Ma ei lasku täna absoluutselt uudistesse, sest et kas või siin praegu need värsked uudised, mille ümber siin maailm praegusel hetkel keerleb, need on ühtäkki tõusnud ja eks neid tõlgendusi ja mõtteid on erinevaid. Aga Jumal ütles, et loe sõna ja ma annan sulle sealt seda infot, annan sulle neid uudiseid ja annan sulle selleks, et sina võiksid mõista seda, mis siin selles maailmas praegusel hetkel toimub. Ja sellepärast kõige tähtsam on see. Muidugi ongi kurb lugu on see, et siin selles maailmas on praegusel hetkel pettus läinud nii suureks. Ma vaatan sedasi, et igasugu teemasid asju pannakse interneti üles, võetakse pühade meeste näod ja pildid pannakse ette ja mingisugune tehisintellekt loeb sinna seda teksti juurde, on see Billy Graham või Yom Kippur või kelle jutlusi me võime nüüd hakata nägema, kellegi nägu on ette lükatud ja vaata, sa klõpsad selle peale selle autoriteedi tõttu, mis seal on. Aga kui vaatad seda, et kuule, see pole üldse, see pole vend ise, vaid keegi midagi seal jutustab. Ja ka selle pildi alt. Ja sellepärast, kallid, me elame sellises maailmas. Aga kiitus Jumalale. Vaata, Jumala sõnaga on meil niimoodi, et kui me seda loeme, siis me petta ei saa. Sellepärast, et Jumala sõna on tõde ja siin ei ole, ütleme, mingisugune tehisintellekt seda teinud, vaid seda on püha vaim lasknud kirja panna ja sellepärast see on tegelikult on üks selline kindel asi, mille peale tegelikult saab toetuda. Siis sain selle hoiatuse, et ärge püüdke Jumala sõnast välja lugeda, mida seal ei ole. Sest vahest on meil kange tahtmine nagu et ütleme, et meil on mingi teema ja me tahame seda selgitust ja inimesed võtavad siis selle kinni ja siis püüavad nagu igati nagu selle pildi peale kui saada nagu seda kõike, mida nad tahavad. Ma mäletan, kord oli niimoodi, et olime Toompea platsi peal ja seal oli mingi kristlaste meie selline kokkutulek oli ja meil olid loosungid ja isegi need olid siin Võru poolt sinna maalitud ja hoidsime neid seal üleval ja ma mäletan, et tookord üks fotograaf, see oli nähtavasti Postimees või keegi, kes tahtis kangesti ühe meie selle piiblisalmiga või selle lausega fotot saada niimoodi, et Edgar Savisaar jääks sinna peale ja need olid üksteisest kohutavalt kaugel tegelikult, need objektid, üks mees ja teine me plakat. Aga fotograaf ikka oskab seda leida selle nurga, kus ta sai selle pildi selliselt kokku võtta. Ja see oli tema tahtmine, ma ei tea, kas ta tahtis hea pärast või pilkamise pärast või vahet ei ole, mis tema mõttes oli. Aga vaata, meie ei tohi niimoodi teha, et me igal juhul keerame seda pilti, et me saime siit sõnast kätte seda, mida meie tahtsime. See ei ole asi. Jumal ütleb, et lugegu mu sõna ja mina annan teile ilmutusi. See tuleb niimoodi, et see ei tule nagu mingisuguse, kuidas ütelda, sellise erilise pingutusega, vaid pigemini on niimoodi, et Jumal seda näitab. Nii nagu Daniel, kui ta loeb, ühel hetkel ta näeb sealt raamatust aastate arvu, mis oli öeldud, et Iisraeli vangisoleku aeg on 70 aastat ja kui ta seda nägi, mis ta siis tegi, hakkas palvetama, et see Jumala poolt öeldu läheks ka täide. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ma usun seda, et kui me oleme sellised siirad Jumala ees, siis Jumal hakkab meile õigel ajal õigeid asju tegelikult näitama oma sõnast. Ja nüüd on nii, kui me nüüd Jumala sõna järgi elame, siis on üks väga võimas tõotus, see on üsna mitu kohta, aga ma nimetan nagu üldiselt praegusel hetkel seda, et kes mind kuulab, see võib muretult elada. See tuleb välja õpetuse sõnad 1. peatüki lõpust, see tuleb Jeremia 46. peatükist, on väga huvitav koht, kus see mõte tuleb välja. Ja see on, ütleme, kas või Mattiuse evangeeliumi 5. ta on seal just 7. peatükis mäejutluse lõpus on see koht, kus on öeldud sedasi, et kui sa kuulad, rajad ennast selle kalju peale ja jääd tormides püsima. Nii et see on väga, väga oluline tegelikult, et me oleksime valmis tegelikult kuulama Jumala sõna. Kuidas selle Jumala sõna
sõna kuulamisega on? vaata, kuulutajaid on palju ja nüüd on niimoodi, et Johannese evangeeliumi 10. peatükis on räägitud, et issand on hea karjane ja lambad tunnevad selle karjas häält. ja seal on räägitud veel sellest, et seal on keegi on uksehoidja ja see uksehoidja on püha vaim. ja püha vaim avab tegelikult meie südame sellele õigele karjas häälele. ja sellepärast on see niimoodi, et pane tähele, vahest on see niimoodi, et sa kuuled mõnda sellist vaimulikku sõnumit või jutlust või kedagi, tead, sinu jaoks on see suletud, püha vaim sulle ei ava, võib-olla isegi teisele see sobib. aga teate, kallid, ma ütlen sedasi, et usaldage Jumala vaimu. seal, kus sa tunned sedasi, et pole sinu asi, tead, ära kõike neela alla lihtsalt vägisi oma mõistusega, et noh, et püha värk, et peab neelama, ei pea. vaid sellepärast on see niimoodi, et meil on püha vaim antud sellepärast, kes tegelikult juhib meid kõigesse tõtte. ja sellepärast me peame väga tegelikult usaldama, kus sinu süda helisema ei lähe, kus sinule see rääkima ei hakka, ära punnita, sest et uksehoidja avab sinu jaoks õige koha pealt. ja siis sa kuuled seda häält ja sa võid minna issanda järel ja sellepärast kiitus Jumalale. aasta on uus ja Jumal on siin mõnda asja mulle veel rääkinud, kõiki momente ma ei hakka ütlema, sest ma usun, et osad asjad lihtsalt sünnivad. aga ühe asja, mis ma sain ka meie koguduse koha pealt. me oleme üks selline, kuidas ütelda, selline kogudus, issand andis niisuguse sõnapaari, et püsimise kogudus. meil tuleb lihtsalt püsida usus, püsida oma koha peal. vaata, tõesammas on selline asi, mis lihtsalt püsib. sambad ei lipa ringi. sambad on püsivad asjad, nad püsivad ja sellepärast, kui nad on kuskil hoones pandud, siis nad on pandud selle jaoks, et nad seal tegelikult oleksid. ja sellepärast on see nii, et see ei ole mitte niisama ja sellepärast, kallis jumala rahvas, kes te olete siin. ja see, ma ütlengi sedasi, rahututel ei ole kerge siin olla. sellepärast, et vaata, kui see on püsimise värk, siis saavad olla need, kes viitsivad püsida. aga nendel, kellel on mingi tuul sabas, no midagi teha ei ole, need lasevad ringi, sest et vaata, on erinevad variandid. ja sellepärast on kallid nii, et lihtsalt tuletan nagu meelde sedasi, et mis on nagu iga kogudusel on nagu teatud nagu selline oma roll ja koht. ja jumal on jätkuvalt nagu soovimas nagu seda tarvitada. ta ütles, et te olete olnud õnnistuseks nendel hetkedel, kui on keerulised hetked, et olete andnud seda sõnumit, olid need sõjasõnumid või asjad, kus Jumal lihtsalt andis ja see oli inimestele tegelikult kinnituseks ja julgustuseks, sellepärast et on vaja tegelikult saada erinevatel aegadel sellist kinnitust. ja millised ajad ees seisavad ja ma usun sedasi, et kui Jumal on seda rääkinud, küll ta siis annab neid sõnumeid ja kinnitusi, mida on vaja ja mida inimesed vajavad. me ei paku siin meelelahutust, selleks me ei ole kutsutud, sellepärast et see on üks selline hingeline asi, mis on ka ilus inimestele, sest kõigil me hingekesed on ja sellepärast, ja kui nende keelte peal mängida, on ka tore. Aga sügavam asi on see, kui me tegelikult saame kuulda seda, mida issand on rääkinud. ja sellepärast me peame püsima kõige selle keskel, mis siin maailmas iganes sünnib. no tänu Jumalale, kui Jumal lubab, juulikuust siis saab 115 aastat, kui meie kogudus on siin selles linnas püsinud. see on Jumala armust, see on püsinud 1911 sai alguse ja muudkui püsinud ja püsinud ja püsinud. Oli tsaariaeg, oli esimene ilmasõda, oli kõik need momendid, millest on läbi läinud Vabariik, Nõukogude Liit, ütleme need sõjad ja okupatsioonid ja värgid, kõik, mis on üle käinud, aga mis on olnud, kogudus on tegelikult püsinud. ja sellepärast me näeme sedasi, et ja võime uskuda sedasi, et issand on jätkuvalt nagu soovimas seda, et meie püsiksime tegelikult oma koha peal. küsimus on muidugi selline, et vaata kõik, ma ütlen, et me kõik ei ole Võrust, kes me siin oleme, sa oled kuskilt oma külast või oma linnast või vahet ei ole, kus kohas sa oled, Jumal teab täpselt, kus sa oled, sa oled oma paiga õnnistus. ja sellepärast vaata, Jumal tahab õigete pärast hoida, õnnistada, tahab hoida linnasid, külasid, tahab hoida meie maad ja sellepärast see on ka meie tegelikult roll. sellepärast, et see on selline asi, et nii kui näed, nagu Lott viidi välja sealt, ütleme, Soodomast, siis tuli tuld ja väävlit, ennem ei tulnud. sellepärast, et vaata, kui üks õige oli seal, siis nii kaua tegelikult oli see asi pidurdatud ja sellepärast on see niimoodi, et ühest kohast on see selline, et meie roll võib olla selline, et lihtsalt me püsiksime, et Jumal saaks hoida ka Eestimaad ja meie külasid ja linnasid, sest et eks on tunda sedasi, et erinevad raputused on nagu tulemas, aga ma usun sedasi, et ka kõige selle keskel, nii nagu see eelnev ajalugu, mis ma niimoodi kergelt kiiresti lasin praegu üle, ei olnud ju ka lihtne, oli keeruline, aga kõige selle keskel tegelikult Jumala rahvas püsis, Jumal hoidis kogudust ja Jumala plaanid lähevad ka edasi. Nüüd, see on praegu niimoodi, ma jutustan nagu selle täna nagu kaks korda seda asja võiks ütelda mingis mõttes, sest ma praegu panen teie ette seda, mida olen lihtsalt kirja pannud issand ees ja varsti teen hoopis Jumala sõna lahti ja hakkan asju sealt lugema ja mis räägivad nendest samadest asjadest. Nüüd järgmine mõte, mida sain just ka eilsel päeval. Vaata, piiblis on väga tugevalt selline, kuidas ütelda, jaotus on
paganad ja on siis see valitud rahvas, on juudid või Iisrael. Noh, ütleme juudid või Iisrael, emba-kumba siis ütelda, sedasama see mõte ju kannab. nii et on see paganarahvad ja on Iisraeli rahvas. ja piiblist me leiame tegelikult sõnumeid, leiame paganatele ja leiame Iisraelile. Mõlemad sõnumid on tegelikult, piiblis on olemas. ja nüüd selline küsimus, aga kes oleme meie? Vaata, me oleme, ütleme, et valdavalt oleme paganarahva juurtega. Ütleme, valdavalt oleme, mõnedel on teised juured ka, eks, aga valdavalt oleme paganarahva juurtega. Oleme saanud jumala lasteks, oleme saanud pühadeks Jeesuse kaudu, ütleme, et me oleme nagu teatud sellise positsiooni saanud. kes me siis tegelikult nagu oleme? Nüüd on niimoodi, et jah, ühtepidi me oleme need sellest pagana rahvast tulnud ja saanud jumala lasteks, jumala rahvaks, oleme jumala rahvana siin selles maailmas ja väga palju tegelikult meie maal, võiks ütelda, elavad tegelikult selles paganluse olukorras jätkuvalt, aga nüüd on nagu selline nagu suur vahe, mis ma tahan tõmmata vahele nagu siin, nagu selle koha pealt. kes me oleme tegelikult jumala lasteks saanud? Meid on jätkatud selle õlipuu juure külge. Me oleme nagu liidetud selle jumala rahvaga. Ja nüüd hakkavad tegelikult automaatselt hakkavad meile kehtima need lood ja asjad, mis on tegelikult jumala rahvale kirjutatud ka Vanas Testamendis. Sest vaata, jumal käitus väga erinevalt, kui me loeme näiteks ka Vana Testament ja Uus Testament sama, nii paganate kui juutidega. Seal juutidega on üks tore ütlemine on veel sedasi, et vaata, juutide koha pealt on öeldud korduvalt sedasi, et juudile esiti ja siis kreeklasele. Juudile esiti. Nad on alati sammukese tegelikult on ees. Sest vaata, neid oli kutsutud nagu selle õnnistuse, ütleme, korraldamise jaoks. Nii nagu täna vend siin luges, et Jeesus on sündinud juutide hulgas, pääste tuleb juutidelt. Ja sellepärast juudile esiti. Esimene, ütleme, jumala juurde tulek, sealt ütleme seal ja esimesed jüngrid ja kõik need asjad, ütleme, need olid seotud tegelikult ka selle sama valitud rahvaga. Ja siis arm pöördus väga tugevalt just ka paganate poole. Aga nüüd tuletan meelde, jumala rahvale on kohus palju tugevam ja äkilisem ja võiks ütelda, ütleme konkreetsem, võiks ütelda, kui pagana rahvastele. Sest et vaata, need, kes ei tunne Jumalat, Jumal teab väga täpselt, ta mõistab sedasi, et kes tunneb teda, kes ei tunne teda ja sellepärast Jumal ei eksi nendes asjades üldse. Ma loen siia vahele selle Luuka evangeeliumi 12. peatüki 47 ja 48 salmid. Ja siin on räägitud, too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa, aga kes ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab vähem peksa. Igal ühele, kellele on antud palju, nõutakse palju, kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nii nagu täna siin ütlesime, et meie kätte tegelikult, kes me oleme Jumal omaks saanud, me kätte on usaldatud väga palju. Seda maailma päästev evangeelium. Jumal on andnud oma vaimu meile, me käes on tegelikult väga-väga palju, mida Jumal on andnud. Ja sellepärast meil on suur tegelikult vastutus, kuidas me sellega siin selles maailmas käitume, mida Jumal on meile tegelikult on andnud. Ja sellepärast ja väga paljud asjad sõltuvad rohkem, võiks ütelda, mis meie maal toimuvad meist. Kui minu rahvas parandab meelt, siis ta tervendab maa. Ta isegi ei ütle sedasi, et kui siin need paganad, kes siin on Eestimaal, et kui nad parandaksid meelt. Ta ütleb, et kui minu rahvas parandaks meelt, siis ma hoian ja tervendan seda maad, siis ma taastan. Ja sellepärast on kallid, ma ütlen, see on väga tõsine ütlemine meile. Sellepärast, et kallid, see on selline, Jumal ootab eelkõige meie käest. Sellepärast on see nii, et kohutav on tegelikult nagu seda mõelda sedasi, et me Jumala rahvana oleme vahest nagu selle koha pealt nagu oletud. Me muutume järjest tegelikult rohkem maailma moodi. Kui hakkad seda mõtlema, et mismoodi, ütleme, et milliseid pattusid siis koguduse keskel ei ole. Kõik on. Valetavad, varastavad, joovad, hooravad, kõike tehakse. Muidugi seda tehakse salaja. Ega keegi seda ei tee sedasi, et ütleme, et nagu võib-olla välja näidates püütakse nagu peita. Kallikes, et Jumal ju seda näeb. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui muu rahvas parandab meelt, siis tegelikult tulevad õnnistused meie maale. Ja sellepärast, kallid, ma ei tahagi sedasi, et me tuleme selle aasta alguses lihtsalt kokku ja lihtsalt julgustatakse meid, et paneme ka edasi. Teate, me peame edasi küll jooksma, aga kõik takerdab, kõik patt, kõik see koormav, mis on vale, see tuleb maha panna. Ja sellepärast, nagu Andrei Zapovalov ütles sedasi, et jah, Jumala juurde tuled nagu oled,
aga selliseks sa jääda ei tohi. sa pead muutuma Jumala poja näo sarnaseks, sellepärast et siin ei ole mitte mingisugust asja. teate, sa ei ole tegelikult Jumala juures õieti, kui sa muutuma ei hakka, sellepärast et kui me vaatame tema peale, siis me muutume. ja sellepärast on nii, et issand ootab tegelikult oma rahva käest väga seda, et me oleksime valguseks sellele maailmale. ja sellepärast, kuidas sa saad olla perele valguseks, ütleme, perele kõige raskem olla valguseks niikuinii, sest ükski prohvet pole kuulus omal maal. aga kui su valgus veel kehva ka on, siis ära looda üldse, et seal mingisugust valgust on, sellepärast et nad võtavad niikuinii sind veel teistmoodi. ja sellepärast on kallid nii, et ja sellepärast olge pühad, nii nagu täna näed, see mõte on toodud meile väga tugevalt ka siin ette. ja sellepärast aidaku Jumal, et meie oma püha eluviisiga siin selles maailmas võidaksime naabreid, võidaksime abikaasasid, võidaksime lapsi, sellepärast et meie oleme siin Kristuse tunnistajad just ka selliselt siin selles maailmas. On üks rahvas, kes on tegelikult teistmoodi, see on Esteri raamatus, on see tore salm, võtan selle salmi siia korraks vahele, kus on öeldud sedasi, et seal oli probleem, sest et seal ütleme, Ahasveerus korraldab seal elu seal maailmas aga siis on niimoodi, et on üks rahvas, kes elas kõigi rahvaste hulgas ja siis 3:8 Esteri raamatust ja Haaman ütles kuningas Ahasveerusele: üks rahvas on hajutatuna ja eraldatuna rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades. Nende seadused on teistsugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee kuninga seaduste järgi, seepärast ei ole kuningal kasulik neid sallida. Ja kallid, põhimõtteliselt oleme nii, et me oleme need võõrad ja majalised, ükstapuha, mis riigis me siin selles maailmas Jumala lastena elame. Meie riigis on seadused, meil on Jumala seadused, punkt 1 on meile Jumala seadus, teises järgus on kõik selle maa seadused, issand käsib olla kuulekas nendele ka, aga kui seal vastuolu on, siis me teame väga selgelt, milline on ülimuslik. Sellepärast, et et kes on üle, see on lihtsalt üle. Ja sellepärast, aga siin ütleme, Jumala rahval on ka üks selline pidev tegelikult probleem on sellega, et me tegelikult tahaksime olla teiste rahvaste moodi, kes on siin selles maailmas. Maailma moodi väga, Jumala sõna hoiatab. Iisraelis oli see, ütleme, raske hetk, kui rahvas hakkab nõudma Samueli käest, hakkab kuningat nõudma. Me tahaksime, et meil oleks ka kuningas nagu teistel rahvastel. Me ei taha niimoodi elada lihtsalt, et meil on mingisugused vaimulikud juhid ainult ja ütleme, ja sest, et vaimulikud juhid ei olnud ka päris tasemel. Pojad kasvasid seal, ütleme, Samuelil ka niimoodi, et kelle kätte nagu edasi seda minekut usaldada ei saanud. Ja me tahame kuningat. Mis Jumal sellel hetkel ütleb, see on seal 1. Samueli 8. peatükis, ta lahutab Samueli, ütleb, tead, nad põlgavad mind, mitte sind, sest Samuel võttis tegelikult väga isiklikult seda, et miks nagu see Jumala asi selliselt edasi ei lähe, aga Jumal nagu nägi seda ja lubas ja sellepärast, kallid, nii see on, et elame teiste rahvaste keskel, aga see kiusatus on Jumala rahval on olla väga tegelikult ka selle maailma moodi. Aga lihtsalt on meeldetuletus. Tegelikult on niimoodi, Jumal on kutsunud meid, vaata, ma teen Jeremia raamatu 1. peatüki lahti ja siin on selline Jeremia ülesanne väga tugevalt öeldud 10. salm. Vaata, ma panen täna su rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma, rebima, hävitama, purustama, istutama ja rajama. Ja sellepärast Jumal tegelikult tahab oma rahva kaudu, oma sulaste kaudu siin selles maailmas tegelikult korda luua. Ja sellepärast on see nii, et ja see on rahvaste ja see on kuningriikide üle. Ja meie tegelikult ei pea olema sabaks, me ei pea olema all, vaata, küsimus on nagu täitsa selles, sest et Jumal valis selle rahva, kes teda kuulab, just mõjuma siin selles maailmas. Kui me loeme see 5. Mooses 28 ja me tahame õnnistusi endale saada. Aga milleks? Selleks, et tegelikult olla sellele maailmale õnnistuseks. Vaata, see õnnistuste lugu on niimoodi, et tahaks õnnistust saada, et mul oleks õnnistust. Et mul oleks kõik hästi, eks oleks terve ja oleks õnnistatud, midagi puudu ei oleks ja kõik oleks hästi. See ei ole tegelikult Jumala eesmärks, jah, see on, aga see on kutsutud tegelikult on selleks, et me oleksime õnnistuseks. Meid on kutsutud praeguse aja Jumala rahvas, meid on kutsutud selleks, teate, meil on väga raske ülesanne, et me teeksime juudid kadedaks. Kutsu juut enda koju, kas sa saad teda kadedaks teha? Vaevalt küll. Aga meid on kutsutud selle koha pealt, et me teeksime kadedaks selle usu ja selle õnnistusega tegelikult. Sellepärast, et vaata, Paulus räägib, ütleb, et ma tahaks oma veresugulased kuidagi tuua Jumala juurde. Ja ma olen paganate apostel, mõnd isegi ei lubata väga nende juutidega tegeleda, need ei kuule ka mind ja ajavad taga ja tahavad ära tappa, eks. Aga ma tahan selle kaudu tegelikult need juudid võita, et teie tegelikult oma eluga teete juudid kadedaks. Et te teete selle Jumalaga, keda teie omate, teete kadedaks. See on suur ülesanne tegelikult, mida Jumal tegelikult meie käest ootab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, nii et nii ta on. Nüüd on nii, et ma varsti lähengi nüüd nagu selle, ütleme, piibli juurde, hakkan lugema kõigepealt Mattiusest ja Jeremiast natukese, mis mul täna nagu plaanis on. Nii et selline see lugu on.
kuidas sul piibliga on, just nagu sain ühe niisuguse küsimuse ka. kas see on sinu jaoks kadunud raamat või on see leitud raamat? kuskil oli uuring selline, see oli Ameerika kohta, Eestis see nii ei ole, aga nähtavasti on ka, et piiblit loetakse päevas 3 minutit ja internetis ollakse 6 tundi. Ja tulemus, kus koha pealt seda tulemus tuleb? Internetis ta tuleb, ja kui sa veel kristlikul kanalil oled ja kui sa heal kanalil oled, siis võib natuke tulemust saada. aga kui see on niisama tühi-tähi, siis lihtsalt tulemus ongi selline tühine. Ja sellepärast, kallid, nii see on või vahest päris kohutav, eks. Nii ta on. Ja sellepärast on väga tähtis on, et me tunneksime Jumala sõna, et me loeksime Jumala sõna ja tänu Jumalale, isegi mul on hea meel, seal, ma usun sedasi, et seal, mis täna lastega tehakse, nendel on Uued Testamendid laua peal lahti ja nad loevad. Meil siin nii hästi ei ole, mõnedel ikka on. Aga üldiselt on see niimoodi, et usute oma hea mälu peale aga silmamälu aitab kõvasti kaasa, kui piibel on ka, kui sealt natuke näed. Ja sellepärast see paneb väga tugevalt üle, ka silmamälu aitab meid. Ja sellepärast tasub täitsa ikkagi oma silmadega lugeda ja panna tähele seda sõna, mis on, ütleme, milleks sul on nagu silmanägemine? Niimoodi, mehena mõtled sedasi, et oleks silmanägemine, et kui jälle uuesti on vaja autojuhi seda tervisetõendit, et lähed sedasi, et ikka näeks neid konksusid, mis pidi nad seal on, et ütelda all või ülevalt, eks tead, ja siis mõtled, vahepeal proovid, et kas ikka näed, kas on sedasi. Aga tead, aeg-ajalt on mul selline, kui ma loen sõna ja vahest silmad isegi nagu ära väsivad, siis ma mõtlen, et kuule, ma tahaksin nii, et ma ikka sõna näeksin. Et milline kaotus see oleks, kui ma enam seda ei näe. Mul ei ole ju see kõik nagu meelde jäänud ja ma vajan nagu seda jälle ja jälle tegelikult, et ma teeksin selle lahti, et ma näeksin, et ma loeksin seda ja oled niimoodi harjunud sedasi, ühte oma piiblit oled harjunud. Teate, mille pärast erinevad tõlked, ütleme see 68 või see hilisem, eks, et salmide jaotus on lehtede peal erinevalt, et kus ma tean sedasi, et kus nurgas mõte on, kus koha peal on, et mu silmamälu lihtsalt otsib salmi taga, et ma kuskil mäletan, et selle serva peal või keskel või sellepärast, et vaata, see kõik on nagu ühtekokku on tegelikult töötamas just sellisel moel. Kiitus Jumalale, et me ei ole rullraamatu ajastus, kes seal internetis piiblit loed, siis sa seal rullid neid. See on see rullraamat, seda on raske lugeda. Lehtedega on palju parem. Ja sellepärast, aga vanasti oli rullraamat, anti Jeesuse kätte, luges ka sedasi ja tead, aga vaata, rullraamatus on raske tegelikult seda kohta niimoodi ära märkida, sest see muudkui liigub ja liigub see lindikene sueseks. Aga olgu, need on niisugused piiblimõtted natukene, aga kiitus Jumalale, et Jumala sõna on meile kirjutatud, ütleme, Vana Testament aastatuhandete jooksul, ütleme, esimesel sajandil pandi kirja meie jaoks Uus Testament, kiitus Jumalale selle eest, ja kuskil 3. sajandil otsustati, et kuule, seda tuleb väga säilitada, et see ongi see Jumala sõna, mis meil on tähtis ja sellepärast täna me selle tähtsa asja juures tegelikult nüüd oleme ka. Ja teeme nii, et teen lahti, kõigepealt teen Mattiuse 24. peatüki lahti, sest et see on selline aktuaalne, see on midagi selgitav, milles me praegusel hetkel ka elame ja nüüd nagu selgitust kõige selle koha pealt, mida siin eelnevalt rääkisin, veel kordame Jumala sõna kaudu. Mattiuse 24. Ja Jeesus räägib siin nendest viimase aja sündmustest ja ma teen koha lahti, ma olen märkmeid ka teinud, mis mulle silma jäid. Vaata, kui me oleme sellises ootuste ajas, ütleme, et ootame nende maailma sündmuste arengut, sellepärast, et me oleme ikkagi kogu aeg nagu mingisuguseid lahendusi ootamas, sest et elu on selline, siis on tegelikult ootusajas on tegelikult kerge eksitada ja sellepärast need hoiatused, mida issand räägib selle koha pealt, on sellises ajas, on väga tähtis sedasi, et keegi meid tegelikult ei eksitaks. Ja sellepärast, et 24:11 ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja sellepärast me peame olema tegelikult valvel. Seal on edasi räägitud ka, et kui sünnib väga palju imeasju ja imetegusid, siis on see selline, ütleme, et need vale imetegusid ja asju ja vale messaid tuleb ja kõike sedasi on hoiatatud selle eest. Kallid, ma täna algasin seda mõtet, meid on kutsutud issandat järgima. Meid ei ole kutsutud imesid järgima ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, seal on niimoodi, et kui kuskil sünnivad imed, siis see ei pruugi üldse olla meie koht, kus olla. Kui uksehoidja avab, siis palun, aga kui uksehoidja ei ava,
siis ainult tervist. Pole minu asi, mis te seal teete, mis seal sünnib või ei sünni, tead. sellepärast, et vaata, küsimus on nagu selles, et me tegelikult oleme issandat järgimas. Ja issand hoiatab selle eest, et võib-olla sõnumites ja võib-olla täitsa sellistes üleloomulikes tegudes ja asjades võib olla eksitus, mis saavad paljudele tegelikult komistuseks. Siis muidugi on selline lugu, mida me näeme, et siin on selline, et on need sõjad ja sõjasõnumid, millest sõna meile räägib 24:6, sõdadest ja sõjasõnumitest, see peab sündima, et kuid lõpp ei ole veel käes ja siis rahvas tõuseb rahva vastu. Ja sellepärast on see niimoodi, et rahvas tõuseb rahva vastu, me näeme sedasi, et kuidas need etnosed üksteise vastu tõusevad, noh, kas või siin praegusel hetkelgi oli, et ühte maad nagu rünnati praegusel hetkel ja lihtsalt on selline aeg, kus need asjad sünnivad. Ja nii, et on nende etnoste sõda ja nüüd, ja selle koha pealt on isegi, vaata, sõna ütleb sedasi, et see on alles sünnitusvaldu algus. Selles ei ole mitte midagi imelikku, see käib lihtsalt, et paraku see niimoodi käib. Siis siin on räägitud sellest, et tuleb ka näiteks 9. ja 10. salm ka kristlaste tagakius, siis antakse teid ahistusse, teid tapetakse, te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist ja sellepärast on see niimoodi, et see on selline asi ka. No kas oled õdede-vendade reetja? Või ei ole? No nähtavasti, kui mõni otse küsin, vist ei tahaks olla ju. Aga kas sa oled või ei ole? Tead, mõtle selle peale, sest on öeldud sedasi, et juhtub niimoodi, et siis pahanduvad paljud ja reedavad üksteist. No kas pahandumist vahest lased südamesse? Oled küll ju lasknud. Me kõik oleme lasknud pahandumist südamesse. Aga sealt ta saab alguse reetmisele. Sa pahandud ja ma teen talle, et ma paljastan teda, annan välja kuskil või mis iganes, no okei. Nii et see on tõsine meeldetuletus, mida Jeesus meelde tuletab ka. Ja siis ongi räägitud sellest, et meil on vaja otsani vastu pidada, see on siis salmis 13, kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja sellepärast selline meil see elu on. Nüüd on nii, et nüüd lähen Jeremia raamatu 46. peatükki. Jeremia raamat 46. peatükk ja seda sellepärast, et sealt hakkab väga otseselt jutt paganatele. Noh, ma ütlesin täna küll, et me võiksime ju selle tõttu, et me oleme nüüd Jumala omad ja sinna õlipuu juure külge juba liidetud, siis me võiksime lugeda seda, mida Iisraelile ja juutidel on räägitud. Aga loeme siiski ka paganate kohta ja seda ütleme sellises mõttes, et väga palju meie maal on paganlikku, meile saab osaks, võiks ütelda mõlemat. Kristlaste kaudu saab seda, mis on kristlastele määratud ja paganate kaudu saab osaks seda, mida lihtsalt paganad enda peale kutsuvad, kas halba või head, see kõik tegelikult saab nagu osaks ja sellepärast on väga kasulik lugeda seda. Ja siin ongi niimoodi, et ennustus Egiptuse kohta on tegelikult Jeremia 46. peatükk ja sealt läheb edasi teisi rahvaid veel. Ja see ennustus Egiptuse kohta on selline, et Egiptus tegelikult saab ühe hävingu osaliseks. Ja seda hävingut tuleb teostama kuningas Nebukadnessar. Kuningatel oma täitsa nimed, no ma ei tea, kuidas tollel ajal oli, kas Nebukadnessar oli selline armastatud kuningas, kui tema nime kuuldi sedasi või oli ta selline vihatud kuningas, keda rahvaste hulgas, kui seda nime kuuldi. No aga kuningatel on oma nimed ja nende kohta räägitakse mõlemat. Ja sellepärast ja kindlasti on see nii, et igal valitsejal on see roll, et ega kõik ei räägi hästi ja osad mõistavad ja osad ei mõista ja nii paraku ta on. Aga nüüd on niimoodi, et Varro, siis oli Neko seal ja tema sõjaväe kohta räägitakse sedasi, et tema hakkab saama suurte kaotuste osaliseks. Ja siis Nebukadnessar tegelikult oligi, teine salm räägib, et lõi teda siis Juuda kuninga Joiakimi ajal. Ja seal on siis, ütleme, see selline kirjeldus, me seda kõike hakka lugema, seal on niimoodi, et üks asi on niimoodi, et on hirm, on näiteks, et Egiptuses on hirm. No kas meie maal on hirmu? Kui sa oled nüüd Jumal oma, siis sul väga hirmu olema ei peaks. Aga võib-olla natukene ka ikkagi saab kuskilt ligi, eks. Sellepärast, et vaata, see on nagu selline üks niisugune olukord, mis paljastab, et mis olukorras me tegelikult oleme. No kui me elame niimoodi koos Jumalaga, siis me võiksime elada ilma kurja kartmata, ilma hirmudeta, aga need hirmud on siin selles maailmas, egiptlastel oli ka. Ja isegi armee oli tegelikult oli kartmas. Ja nad tegelikult, 5. salm ütleb, et neil on hirm, nad taanduvad.
nad taanduvad, kõik rahvad ei lähe sõdima. me näeme praegusel hetkel ka, et osad ei sõdi ja see võib tunduda selline et vaata, kui tublid, et on ta sõdi, tegelikult vahest on niimoodi, et hirm ei sõdi. lihtsalt antakse alla, hopsti. ja see on selline lugu. aga no nii, nende sangarid on löödud, nad on võidetud, nad põgenevad ja nad ei vaata tagasi, no eks räägib siin see sõna edasi ja nad komistavad ja langevad ja sellised ettekuulutused on. Ja siis ütleme, Egiptus ise arvab, et me tõuseme, siin on 46. salmi 8. öeldus, Egiptus tõuseb nagu Niilus ja ta ütleb, et ma tõusen ja katan maa. Aga põhimõtteliselt on see nii, et tegelikult seda ei juhtu. Nüüd, kas tahad koledat asja kuulda, aga see on Jumala sõnas ja ma ei saa lugemata jätta, see on 10. salm. See päev on issandal, vägede issandal, kättemaksupäev. No ta räägib Egiptuse kohta. Oma vaenlastele tasumiseks mõõk sööb, küllastub ja joobub nende verest, sest issandal, vägede issandal on tapaohver Põhjamaal. Ja vaata, sellepärast see selline, need verised sõjad, mida me ajaloost näeme, vahest on selline. Ja vaata, kuidas prohvet Jeremia, kui ta ette kuulutab Egiptuse, ütleb, et issandal on tapaohver. Ja sellepärast, kallid, ma ei taha praegu laskuda riikide ja rahvaste nimedesse, kellel on tapaohvripäevad praegusel hetkel. Aga on leib, on auad, on veri ja on tapaohvri aeg. Ja issandal on lihtsalt see. Ja miski ei aita, ei mingisugune ravim ega palsam ega miski. Rahvad saavad kuulda su häbist, siin räägitakse Egiptuse kohta ja sellepärast on see nii. Ja seda sõnumit tegelikult on nüüd niimoodi, et vaata, see oli nüüd nagu uudis, etteuudis, mida Jumala mehe kaudu tegelikult tuli, prohveti kaudu, ja ta annab seda edasi ka siis Paabeli kuninga Nebukadnetsari tulekust teada Egiptusele. Ja siin 14 salm ütleb, et andke teada Egiptuses seda asja, mida ma praegusel hetkel rääkisin, et varsti tuleb see tapaohvripäev ja astu ette, ole valmis, sest mõõk hakkab siis õgima. Hüüdke Vaaraole, Egiptuse kuningale, 17 salm. Mida tuli sellele Vaaraole ütelda? Kiidukukk, kes laskis silmapilgu mööda. Vaata, kallid, see on niimoodi, et kuidas on meie valitsejatega? Kas me laseme silmapilgu mööda või on silmapilk veel meie käes, kus saab asju pöörata? Vaata, seal oli, et kui Reits oli seal, ütleme, Pätsi juures ja küsib, et kas veel saab. Ei saa, silmapilk oli mööda lastud. Aga mida meie omad praegusel hetkel teevad? Mida teevad need kiidukuked? Sa vaata, millise sõnaga Jeremia räägib ja ütleb selle Vaara koha pealt. No ta ütles, et ma tõusen ja tead, ja umbes, et teised on kõik põlvili seal ja ma tulen, aga no kiidukukk, tead, lõpeta jutt ära, tead, eks. Ja pane ennast hoopis, pane oma kraam valmis hoopis vangiteekonnaks, 19 salm on, sea kraam valmis vangiteekonnaks. Ja sest, et muutub õuduseks ja elanik, et ta varemaks lõpeb see 19 salm. Ja siis on juttu on sellest, et palgasõduridki, kes on su keskel, ütleme, nendel tegelikult, nendel tuleb kätte õnnetuse päev. Ütleme, kui mina loen praegusel hetkel, ma näen reaalseid olukordasid siin selles maailmas, kus on praegu palgasõdurid, nad mõtlesid, et me tuleme suurt raha võtma. No lihtsalt, et oled sõdur, lihtsalt paugutad kuskil seal aga see ei ole enam niisugune mingi Türgi sõda, milles oldi vanasti, kus oli lihtsam. Praegusel hetkel on ikka see asi palju hullem. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi ja palgasõduritelgi tuleb kätte see õnnetuse päev. Ja sellepärast 24 salm, häbisse jääb Egiptuse tütar ja ta antakse Põhjamaa rahva kätte. Ja siis on öeldud sedasi, et ja need kõik, kes sõbrustasid selle Egiptusega, ka need satuvad tegelikult häbisse. Nagu selline, vaata, see on nagu Jumala selline avamine, kuidas võib rahvastel minna. Ma ütlesin, et tänavune aasta on selline, näed, et võib tulla neid häid üllatusi, võib tulla halbu üllatusi. No see on ju reaalne halb üllatus, mida me praegusel hetkel nagu loeme. Ja vaata, milline pööre tuleb nüüd siin selles 46. peatükis ja siis just ka 26. salmis loeme seda. Ja ma annan nad nende kätte, kes püüavad nende elu Paabeli kuninga Nebukadnetsari ja tema sulaste kätte. Egiptuse saatus oli see ja teiste ka, kes ta sõbrad olid. Kõik läksid sinna punti. Aga mis siin edasi öeldud? Pane tähele, ärka üles, kuula, mis ma nüüd ütlen sulle sedasi, aga pärast seda elatakse nagu muistsel päevil, ütleb issand. Pärast seda elatakse, vaata, kui see jama mööda saab, pärast hakatakse jälle elama. Vaata, Jumal sõna räägib alati, kui õelad saavad hävitatud, siis hakkab jälle elu pihta. Jälle hakkab selline täitsa rahuga elamine, tead, tuleb üks ilus aeg. Ja siis on öeldud, aga sina, mu sulane Jakob, ära karda ja Iisrael ära ehmu.
ja kallid, see on nüüd praegusel hetkel sõnum meile, kui me oleme Jumala omad. sina ära karda ja sina ära ehmu, sellepärast et need asjad on meile teada, meile räägitakse, et sõjasõnumid ja olukorrad ja asjad on kõik. aga meile öeldakse kogu aeg, et ära karda seda, mis siin selles maailmas toimub. ja vaata, ma päästan sind kaugelt ja toon sinu soo vangimaalt, Jakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi teda hirmutaks. sina, mu sulane Jakob, ära karda, ütleb issand, mina olen sinuga, sest ma teen lõpul kõigile rahvale, kelle sekka ma olen sind pillutanud. ütleb, et jumal ütleb, et kõik rahvad, kes on seda ütleme, Iisraeli rahvast siis ka puudutanud, et kõik saavad oma kohtud. aga siis ütleb, et aga sinule ma ei tee lõppu. aga ma karistan sind õiglaselt. Jumal karistab oma rahvast ka õiglaselt ja sellepärast me peame võtma vastu ka need karistused ja asjad, mis on vaja õiglaselt, sest et hoopis karistamata ma sind küll jätta ei saa. sest ma täna ütlesin ka sedasi, et me ei ela niimoodi, sest Jumal on õiglane, ta ei saa teisiti meiega, sest et me oleme tal päris lapsed. ta kohtleb armastuses oma poegi. ma kord kuulsin, kuidas poisid arutasid, ütlesid, et kuule, et ärme pahandust teed, muidu isa hakkab jälle armastama. tead, eks, et ta hakkab karistama, eks, et ja sellepärast see on õige lähenemine ja sellepärast, kallid, elage niimoodi, et et jutumärkides isa sind, seda armastust karistuse armastust ei peaks hakkama näitama. nii et selline see lugu on. nii et see on meile tegelikult nagu räägitud, et see on meie võimalus tegelikult. Edasi tulevad siin vilistid, kellele 47. peatükk, ütleme samamoodi issanda hävitav mõõk on tegelikult ka nende keskel ja siis tuleb Moab, Moabid on ju Loti järeltulijad, eks, sünnivad seal siis Loti tütarde kaudu, tead, eks, ja siis on Moabide kohta on päris tegelikult selline pikk lugu tegelikult, mis on kirja pandud, kuidas see hävitamine neile tuleb, see purustus tuleb, nende kuulsus kaob. Nad lootsid väga tegelikult varandusele, aga et ei tasu selle peale loota. ja teate, nüüd on niimoodi, et 48:10 on üks selline salm, nagu mis ei sobiks üldse siia sellesse juttu, mida me siin loeme. ja siis on äkki öeldud sedasi, Jeremia ütleb siin 48:10 meile niimoodi, neetud olgu, kes issanda tööd teeb loiult, neetud olgu, kes hoiab oma mõõga verest eemal. me tarvitame seda salmi vahest eraldi, nagu seda peatükki vaatamata, lihtsalt ütleme, et kui sa oled laisk jumala riigi ees, siis olgu neetud, eks. aga me näeme sedasi, et vaata, Jeremia ei saanud seda sõnamõõka eemal hoida. ta pidi nii teravalt lõikama, ta pidi neid egiptlasi niimoodi ja neid vauraid mitte nende kõrvu silitama, vaid ta pidi nendele ütlema sedasi, et kuule, jamaks läheb teil ja ta pidi seda vilistidele ütlema, ta pidi seda moabidele ütlema ja siis ta lihtsalt kinnitab ennast. aga ma ei saa seda mõõka nüriks teha. Ma pean täpselt nii valusalt lõikama, mis siis, et vastik ja valus on, aga sest, et vaata, see toob needuse tegelikult ja sellepärast ei tohi tegelikult seda jumala sõna mõõka ka eemal hoida. siis on niimoodi, et siis on räägitud sedasi, et Moab on tegelikult on väga uhke. ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et vaata, me oleme pagana rahvana ka, ma ei tea, oleme Moabidelt seda saanud, seda Eesti rahva uhkusest ja asjast on räägitud ja räägitud küll, aga uhkus on üks väga tegelikult halb asi, jultumus, valed jutud, 48:30, on suurustatud tegelikult, on issanda vastu. me rahvas on seda teinud. oli esimese vabariigi lõpp, meil ei ole vaja seda jumalat, meil on seda kunstväetist vaja. täiesti selgelt see rahvas rääkis, ülbelt rääkis sellel ajal. meil ei ole seda jumalat vaja, me ise teeme siin asju. ja see oli suurustamine jumala vastu, võeti ära see vabadus. mida nutta, et meil ära võeti? ise tegime sedasi, et meil see tegelikult ära võetakse ja sellepärast ja ei pidanud tegelikult ütleme, kõik ära põgenema välismaale, ei pidanud ka kõik Siberisse minema. oli neid variante ka, kus tegelikult Jumal hoidis ja sellepärast, kallid, ma ütlen, on võimalik elada niimoodi, et Jumal hoiab. ma olen ikka mõtelnud sedasi, kui ma oma juuri sealt Hiiumaalt tagasi ajan, vaatasin need katkuajad ja värgid ja kõik, mis käisid üle, et kuidas läks seal külades, sest kõikjal olid need surnud, aga siis on nii tore näha seda, kuidas tegelikult Jumal on hoidnud, kõige keskel tegelikult hoiab. ja sellepärast on lihtsalt kiitus Jumalale, et meil on Jumal, kes tõesti kaitseb ja varjab ja väga, väga täpselt sellega tegelikult hakkama saab. aga teate, mis asja on huvitav lugeda? on selline asi, et vaata, viimsel päevil juhtub see, vaata 48:47 on öeldud sedasi Moabi kohta, et ta on seal suurustanud ja kõik, ma jätsin vahele, aga siis on, aga viimsel päevil ma pööran Moabi vangipõlve, ütleb issand, nii palju kohtust Moabi üle,
viimsel päevil pööran selle vangipõlve ja lihtsalt tuleb Jumala poolt nagu selline. Ma nüüd ruttan lihtsalt sedasi ette. Ma arvan, et see on nii, aga vaata, siin on niimoodi, ma liitun 49. peatüki 34. salmi lähen. Ja seal on niimoodi, et seal on ennustuse Eelami kohta. Ma mäletan sedasi, me mustlas vennad õed siin kunagi rääkisid, et eelamlased, need on mustlased. Need on mustlased ja nüüd on, ütleme, et kui loeme täna nii, nagu see oleks mustlastele öeldud asi, loeme seda, mis on kirjutatud. Eelami kohta Juuda kuninga Sitkia valitsemise alguses ta ütles, vaata, nõnd ütleb väged issand, vaata, ma murran Eelami ammu ja nende peamise jõu. Ma toon Eelami vastu 4 tuult 4 taevakaarest ja ma ajutan nad kõigi nende tuulte kätte. Ega ole rahvast, kelle juurde ei tule Eelami ajutatud. Mustlased on kõikjal. Nad on igal pool. On Võrus, on mujal, on kõikjal tegelikult on. Ma toon igale poole tegelikult, ajutan need on. Ma hirmutan eelamlasi nende vaenlaste ees ja selline, aga ma loen nüüd viimase salmi, jätan, kõik nendel on ka need oma parunid ja vürstid ja kõik on seal olemas, jätame praegu need kõrvale, aga nüüd võtan selle ilusama osa. Aga viimsel päevil ma pööran Eelami vangipõlve, ütleb issand. Ja siis need mustlased laulavad kiitust issandale, laulavad Soomes, laulavad seal kuskil Rumeenias, laulavad paljudes riikides, laulavad ja ilusasti laulavad. Ja kõigil niisugused ilusad, minoorsed, toredad laulud veel, nagu venelastel ja mina ei tea, soomlastel ja osadel on ja juutidel ja kuidagi läheb väga kokku. Ja need eelamlased seal nende kambas panevad samamoodi tegelikult laulu, sest viimsel päevil pööran. Ja see on näide sellest, et vaata, kui nemad hakkavad ka tulema tegelikult issanda juurde, siis on see, viimsed päevad on käes, sest ma pööran. Issand pöörab tegelikult nende vangipõlve selles mõttes, et kes teeb pattu on patuori, aga pöördud issanda poole, saad vabaks. Nii et kallid, täna ma loen siit Jeremia raamatut ja siin on kõikidele tegelikult rahvastele, nii jumala rahvale kui pagana rahvastele ja siis meile, kes me oleme juba jumala omaks saanud, ainult kui jumala vaim meile nagu lihtsalt seda, mille avama lihtsalt hakkab. No nii, seal on niimoodi, et siis on ka ammonlaste koha pealt on öeldud, ammonlastel on öeldud, see 49. peatükis on siin, Eedom on ka veel vist vahepeal, ei, ammonlased on ennem just 49, jah. Ja nendel on öeldud, et hirm tuleb naabrite käest, aga lõpuks on samamoodi arm. Ja sellepärast on kallid, see on täiesti loogiline, et esimeses järjekorras tegelikult tuntakse hirmu naabrite ees, aga mitte. Aeg-ajalt tuntakse rõõmu, et naabrid on olemas, kellega saab äri ajada, kaupa ajada ja siis vahepeal tuntakse hirmu, see käib vahelduvalt. Aga me näeme, et on need hetked, ennustuse ammonlastel on see, et seepärast päevad tulevad, ütleb issand, ma toon kuuldavale sõjaüju, ammonlastel raba vastu, teine salm ütleb seda. Ja nad teevad seda paika seal rosuhunnikuks, aga jälle ta lõpuks pöörab seda vangipõlve. Siis on, vaata, Eedomid, need on need Eesavi järeltulijad, sest ma 49:8 lõpupoolt, sest ma toon Eesavile õnnetuse, tema karistusaja. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal tegeleb tegelikult rahvastega. Jumal on rahvast üle kohut mõistmas. Ja selles ma mõtlen, et Jumal on Jumal, ta ei saa tegelikult seda tegemata jätta. Ja sellepärast ta lihtsalt väljendab oma sõnas, räägib ette. Ja sellepärast, ja Jumal mõtleb tegelikult väga põhjalikult kõigi rahvaste koha pealt. Ma loen 20. salmi, et me mõistaksime, kui põhjalik on Jumal. Seepärast kuulge issanda nõu, mida ta on pidanud Eedomi vastu ja tema mõtteid, mida tema on mõlgutanud teemane elanike vastu. Tõesti, kõige pisemgi lammas veetakse ära. Tõesti, nende karjamaa jääb tühjaks nende eneste pärast. Ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et Jumal mõtleb neid lambaid, mõtleb neid kõiki neid asju, ta mõtleb kõike, mis on. No on erinev aeg praegusel hetkel, ütleme siin ka kasvõi Eestimaal. Kui palju oli tegelikult loomakarju vahepeal? Ütleme, et kui mõtleme need aastakümned tagasi, kui kolhoosid ja sovhoosid olid, need olid igal pool, mu noorem vennakene vahest küsis, kui sõitis, et kas see on kolhoosiloomaaed või on see linnaloomaaed või kui ta vahest karja kuskil nägi. See oli see kolhoosiloomaaed, mis oli meil rohkem näha, kui see need linnaloomalaiad seal Tallinnas. Ja sellepärast ja siis ühtäkki on niimoodi, et me praegu rõõmustame tegelikult, kui me näeme. Ma sellel suvel, kui ringi sõitsin, ma tundsin rõõmu nendest, kes heina tegid. Lihtsalt tundsin rõõmu, et keegi teeb veel heina. Tähendab, on kuskil lammas või leht või kits või kellelegi anda seda. Ega sa ainult endale selleks magamiseks või aelemiseks seda heina ei tee. Tead, et sa teed ju selle eesmärgiga, et oleks kellelegi seda anda. Aga siin on öeldud, et ka
viimanegi lammas, kõige pisemgi lammas veetakse ära ja nende karjamaa jääb tühjaks nende enese tegelikult pärast. ja sellepärast on niimoodi, et erinevad ajad käivad üle, aga vaata, kuidas üks prohvet tegelikult räägib tegelikult nagu nendest rahvaste elust, et kuidas need muutuvad ja et nad võiksid tegelikult siis nagu seda mõista. Jeremiah, nagu lugesime, on kõigi rahvaste prohvet ja sellepärast Jeesus ütles, et rahvas tõuseb rahva vastu, me vajame tegelikult neid sõnumeid, eriti selles ajas. No nii, Damaskus saab oma, Keedar saab oma, elamlastest juba rääkisime, aga nüüd lõpetan nagu need mõtted, nüüd lähen korraks üldse nagu natukese selle veel nagu nende juutide ja paganate mõtete juurde ja teen lahti Efesuse raamatu 2. peatüki. Sest ütlesin, et katsun nagu sõnaga need mõtted, mida olen saanud, veel nagu üle kinnitada. Efesuse teine peatükk ja seal on öeldud nõnda, Efesuse 2. peatükk, kohe leidsin kätte. Ja siin on räägitud nagu sellest paganate sellisest Jumala juurde tulemisest ja ma võtan mõned sellised salmid, kõigepealt 2:13. Aga nüüd olete Kristuses Jeesuses teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse läbi. Ja siis on edasi räägitud, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Ja siin on niimoodi, et mõlemal on siis 18. salm ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde ja sellepärast kallid ja nüüd me oleme kõik, keda rajatakse sellele apostlite ja prohvetite alusele, kus nurgakiviks on Jeesus. Meid ehitatakse üheskoos ülesse. Ja sellepärast vaata Jumala rahvana on praegu selline moment. Teate, me oleme elanud üle niisugused ajad. Ütleme, millele hiljuti siin ka koguduses, siin oli korraks viide nagu selle koha pealt, et vaata, oli selline aeg, kus väga suur, ütleme, selline Iisraeli armastus tõusis äkki üles, eriti just selle Iisraeli riigi loomisega 48. aastal. Praegusel hetkel on väga kogeda sedasi, et tõuseb jälle see vastupidine selline Iisraeli vastane vaenulikkus tõuseb tegelikult väga tugevalt maailmas. Aeg-ajalt on käinud selliste lainetena. Kallid, meie, kes me Jumala sõna tunneme, siis nüüd me peame küll meeles pidama sedasi, et meid on ühte pandud. Ja kui selle Iisraeli juurega üht lüüakse, siis raputatakse meid ka. Sest et vaata, kui sa seda puud raputad ja meie oksad on sinna poogitud, siis meie rapume ka. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära sina ise seda puud püüa raputada. Ja meie asi on selline asi, et on tegelikult on õnnistada ja käituda õieti. Ja see on kristlaste hulgas on ka see risti vastu. Osad on nii, et ei tohi, teate, kallid. Juudid on esiti, ma ei hakka neid kõiki kohti lugema, siin on, ütleme, juudid esmalt on Rooma kiri 1:16, 2:9, 2:10, 3:2, kus on mitu korda on öeldud, et juutidel esmalt. No juutidel on karistust esmalt ja juutidel on õnnistust esmalt, mõletame. Meil on karistust esmalt ja meil on õnnistust esmalt. Ja sellepärast on see nii, et me peame nagu seda meeles pidama. Aga et me ei tohi nagu ära unustada, et mille peal me tegelikult seisame. Sest et vaata, see Jumala plaan on üks plaan, mis on Vanas Testamendis, mis on Uues Testamendis. Jeesus tuli seda täitma, mis on. Ja sellepärast on nii, et aidaku meid Jumal, et meil oleks see selline õige meelsus, et oskaksime küpselt siin selles maailmas tegelikult nagu elada. Ja et me ei elaks nagu paganad, Efesuse 4:17. Ma ütlen nüüd seda ja tunnistan issandas, et keegi teie seast ei elaks enam nagu paganad elavad oma tühises meeles. Meid on kutsutud üles ja me oleme pagana rahva hulgast, aga me ei pea elama nii nagu paganad. Ja sellepärast on niimoodi, et aidaku meid Jumal, et me seda nagu mõistaksime. Ja nagu paganatest lihtsalt nimetan, mis on siin räägitud, et 2:11 ja seal terve see lõik on nagu räägitud, kuidas paganad tulevad Jumala juurde ja saavad Jumala omaks. Ja siis on 3:1 Efesuses 3:6, 3:8, 4:17 lugesin ka. Nii et lihtsalt juhtisin tähelepanu, et ka Paulus räägib. Ta räägib sedasi, et me sellest paganlikust tegelikult välja saaksime ja et me ei elaks just nõnda. Nüüd lõpetan Rooma 2. peatükiga ja sellega peaksin ühele poole jõudma selle asjaga. Ja Rooma 2. peatükis ütleme, on just need asjad, kus hakkavad ja üldse hakkavad pihta need juudil esmalt juba niikuinii siin juba esimeses peatükis on hakatud räägitud 1:16, et Jumala vägi on päästeks juudile esmalt ja siis kreeklasele ja see kõik läheb niimoodi. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu seda mõistaksime, kuidas Jumal on asju tegemas. Ja mis seal Rooma 2. peatükis, mis ma ütlen sedasi? Need, kes tunnevad Jumalat, ütleme, kellel on käsud teada, nendele mõistetakse kohut käskude järgi. Kes ei tunne,
nendele mõistetakse südametunnistuse käskude järgi. väga täpselt tegelikult Jumal mõistab kohut. teate, Jumal teab, mida meie teame. Jumal teab, mida meie teame. ja sellepärast on kallid ja vaata, sellepärast on niimoodi, et meie peame selle valguse järgi elama, mida meie teame. ja sellepärast Jumal täpselt teab, mida me teame. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei laseks ennast kuidagi siin nagu eksitada ega petta siin selles maailmas. ja siis ütleme, et see on kohtu koha pealt nii juutidele kui paganatele, aga see on täiesti erinev vastavalt sellele teadmisele. aga nüüd Rooma 9, ütleme, kui sealt Rooma kirjast veel nagu lihtsalt mõtte ütlen sedasi, et siis Paulus oli oma veresugulaste pärast, nagu juba nimetasin, ka väga mures. Ta tahaks, et nad tuleksid Kristuse juurde. Ja sellepärast on see nii, et ja siis ta õpetab ja räägib selle koha pealt ja ta räägib sellest valikust ja räägib sellest pimedusest, et milles, ütleme, see rahvas ka praegusel hetkel on, mida on pandud tegelikult nagu Jumala poolt nende peale. Ja arm on pöördunud meie poole. 9.17 on öeldud, et mõni kuningas on selle jaoks, et Jumal saaks ilmutada oma au, nagu Vaaro arvelt ilmutas. Teen südame kõvaks ja lihtsalt ilmutan oma au. 9.22 on raske lugeda sedasi, et osad on need vihaanumad, ütleme, ja vihanõud, ütleme, et mis on nagu loodud selle jaoks. Ja siis on räägitud jälle nendest armunõudest. Teate, Jumal on Jumal, kui me seda sõna loeme, siis on tegelikult selline suur püha õiglus, mis siin selles maailmas, ütleme, on räägitud Jumala poolt välja ja mida ta ka teostab. Paganad, kes ei taotlenud Jumalat, leidsid ta. Ja sellepärast on kallid niimoodi. Ma ütlen, et kallis Jumala rahvas, ärme kaotame tegelikult oma positsiooni kohta. Ma mõtlen, see on niimoodi, et meie, kes me oleme. Sellel aastal tulevad need inimesed, kes tulevad nagu klapsi tulevad kogudusse. Need, kes ei taotlenud, need ühtäkki tulevad. Nad lihtsalt tulevad. Issand lihtsalt läkitab, saadab. See ei sõltu absoluutselt meist, sest et Jumal leiab neid inimesi, kes absoluutselt ei taotle. Ja sellepärast täna oli meile üleskutsed, olge pühad. Ja sellepärast on niimoodi, ärme seda tegelikult unusta. See on tegelikult see päris asi, me peame püsima tegelikult nagu selles. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu näksime seda, et millises ohus me tegelikult oleme Jumala rahvana, sest et vaenlane tegelikult tahab meid uinutada. Ta tahab tegelikult meid uinutada, ta tahab meid meelitada, ta tahab, ütleme, viia meid ebajumalate juurde. Ja siis on see selline, et huvitav on näiteks, ma ei saa ikkagi lõpetada, andke andeks, see on 5 Mooses 32-21. Vaata, seal on Mooses, kes esimesena ütleb seda kiivaks tegemist, ütleme, sellega lõpetame siis. 5 Mooses 32 ja 21 salm. Ja see on Moosese lahkumislaul. Ja seal on niimoodi, et Mooses väga, väga selgelt ütleb ja huvitava mõtte siin. Nad on mind ärritanud nendega, kes ei ole jumalad. Nad on vihastanud mind tühisustega. Ja see on öeldud Jumala rahva kohta, kes ebajumalate poole pöördus. Aga mina ärritan neid rahvaga, kes ei ole rahvas, ja vihastan neid mõistmatute paganatega. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et vaata, meid on kutsutud ärrituseks. Aga vaata see, kes me oleme, me ei ole lihtsalt juutide kiusad, saate aru. Me oleme õnnistustega ärritajad, selleks on tegelikult meid kutsutud. Need õnnistused ei ole mitte ainult, et me oleksime õnnistatud, vaid selleks, et issand saaks tegelikult seda, mida ta Moosese kaudu juba välja kuulutas, ütles täide nagu viia. Ja Kristuse kogudus peab saama selliseks, mis tegelikult teeb kiivaks selle rahva, et me tahame ka seda, mis teil on. Aamen. Tõuseme. Taevan isa, ma tänan selle tänase hommiku eest. Tänu sulle, Jumal, kõige selle hea eest, mida sa oled täna meile oma sõna kaudu jaganud ja tänu sulle, Jumal, et hoiatused on head ja julgustused on head. Ja me täname sind, Jumal, et kõik tuleb heaks, Jumal, mida sina oma armsatele ja kutsututele tahad anda ja jagada. Isa, ma tänan sind, et see tänane hommik on olnud samamoodi selline, kus sa oled väga selgelt tegelikult rääkinud. Ja isa, ma palun seda, et me ei kaotaks seda, mida sa oled rääkinud, et see kannaks meie südametes vilja ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et võime olla täna su sõna juures ja nii nagu oleme ütelnud, et kui seda loeme, siis issand, me tõesti tahame, et seda ava meile. Isa, me palume sinu armu meie Eestimaa rahvale, aga veel rohkem palume armu, Jumal, meile endile, kes me oleme, Jumal, sinu rahvas. Aamen.